Tere päevast kõigile! Minu nimi on Toomas Potku. Tahaksin teile tutvustada üht parimat forellipüügilantidest. See on õhukeste trahvide sõda. See on libri valikus olev lant, mis on palju elevust tekitanud. Sellel on väga head animatsiooniomadused nii aktiivseks mängitamiseks kui ka tüüpiliseks allavoolupüükiks. Tegelikult teeb lant kogu töö meie eest ära. See on suure ussi, sellise vihmaussi imitatsioon. Piisab õrnadest landi liigutustest, õrnadest vooluliigutustest. Lant hakkab elama. See on lant, mida me üldiselt häälestame üsna kergelt. Ütleme nii, et 1 grammist kuni 5 grammi. Siin on mul just embryo twister 7 $. Juba kõige õrnema raskusega hakkab see kumb saba vehkima ja tegelikult meelitab hauge ning teisi röövkalu ründama. Nagu Tomek enne meie usti näitel ütles, lihtsa landiga, siis embryo twister on vist isegi veel lihtsam kasutada, sest tegelikult piisab sellest, kui me lihtsalt ühtlaselt kerime ja see saba teeb kogu töö meie eest ära. Ja veel lõpetuseks lisan, et proovige seda lant kindlasti maikuus haugipüügil, väga madalas vees, väga kergelt raskusega ja väga aeglaselt kerides. Usu mind, kui sa seda sööta sellistes tingimustes proovid, siis sa kindlasti ei pettu ja püüad palju ilusaid kalu. Predator seerias on meil ka Embryon Shad, mis on lant ultraliiki austajatele umbes 2-tollises versioonis väga peene püügistivi jaoks. See on noorkala imitatsioon. Vaadake, kuidas see töötab. See on väga sarnane just värskelt koorunud väikese kalamanni. Selle landi varustame väga väikese raskusega, näiteks 1 või 2 grammiga ning peame seda ühtlase liikumisega või laskumises. Mai-juuni perioodil, kui vees on palju kalamaid, meelitab see väga erinevaid kalaliike, nii röövkalu kui ka valgekalasid. Võime landi varustamiseks kasutada ka tavalist varrast või vikitööd. Kui püüame näiteks taimestikus, võime kasutada väikeseid offset-konksusid. Meil oli siin üsna väike land. Ja tulen jälle välja sellise kotsetiga nagu 8-tolline Kraken Shad, mis on järgmine Predator seeria land, mõeldud suurte haugide püügiks. See land erineb Embryon Twisterist eelkõige teistsuguse sabaga ning töötab juba hoopis teistmoodi. See on land, mis toimis väga hästi testimise faasis. See töötab väga hästi ühtlases tempos, aga ka õrna kiirenduse korral. See hakkab tööle juba väikese raskusega, kuid pole probleemiks panna külge ka 12 või 15 grammi raskust. Siis on liikumine küll teistsugune, aga sama tõhus. Siin teeb põhitöö just see sabake, mida ma ausalt öeldes ridva otsas väga tugevalt tunnen. See land töötab uskumatult hästi ja see on sündinud ka tänu teile, sest tihti kuuleme, et püüate juba edukalt libraga forelli, ahvenat ja säinast. Tahaksite püüda ka teisi kalu. Ja just tänu teile leidsime motivatsiooni, et luua tegelikult landid juba igale röövkala liigile. Soovin teile tutvustada järgmist landi. See on veel üks punase ussi imitatsioon, millel on spetsiaalne kumerprofiil, mis paneb landi ise voolus liikuma. See on väga pehme ja väga paindlik. Siin võib landi animatsioon ripatipuga olla väga õrn. See land töötab suurepäraselt passiivsete, mitte võtvad kalade püüdmisel. See land on saadaval 2 suuruses. Mul juhtub olema käel 100, suurus 95. Saadaval on ka 65 mm versioon. Landi varustame samuti üsna kergelt, sest juba 0,5 grammi on piisav. Ülemiseks piiriks võiks olla 5 grammi, et saaks seda juhtida kõigis veekihtides. Sellele võime kasutada nii offset-konksu kui ka klassikalist wifi-konksu. Siin soovitan ka, et selle landi varustamisel on väga hea nipp see, kui painutada seda kergelt ja lükata see natuke kõrgemale konksu kaarele. Siis saavutame veel suurema painutuse ja iga liigutusega tõmbub lant veel rohkem kokku. Lisaks jagan ma teile veel üht nippi, kui me juba täna siin koos oleme. Nimelt on neid lante ka ülimalt lihtne loomulikul viisil ümber teha. Võtame kääridega ja saame neid lante alati mugavalt lühemaks lõigata, kohandada vastavalt kaladele, kes meil püügikohas on, ning siis saame näiteks mingit kindlat kohta tõhusamalt läbi püüda.
See on puhtult võte isegi kõige tähtsamatelt võistlustelt, nagu Poola Grand Prix. Kohandame landi pikkust vastavalt püütavatele kaladele, sest tihti just võistlustel püüame kord suuremaid, kord väiksemaid kalu ja näiteks sellist flex-varma saame väga kiiresti kohandada valitsevatele tingimustele. Ja nüüd hüppan ma ise selja tagant välja selle esitluse viimase landiga ja see on viimane land, aga samas ka esimene, mida me siin üldse viskama ei hakka. Tänu Libra Luresi landidele saame nüüd püüda igasuguse meetodiga. Vertikaalne pelagiline meetod ja sellega koos sellised landid, nagu mul siin käes Kobio 7,3 tolli. Vaadake, kuidas see land vees käitub. Ma panen selle lihtsalt korraks vette. Ja tegelikult juba see, et vesi siin lainetab, paneb kõik need uimed, mis on selles landis, võnkuma ning see võimaldab meil edukalt püüda koha haugi ja säga. Need vibratsioonid on röövlistele tõesti hästi tuntavad. Kui näete oma kajaloodil mõnda röövkala, siis kindlasti ei jäta ta seda landi tähelepanu. Ja kuulge, need detailid, mis siin on põhjalikult härkala järgi kujundatud, teevad tõesti oma töö ära, mida võite näha ka piltidelt meie Libra Luresi Facebooki ja Instagrami profiilidel, samuti TikTokis, aga ka meie YouTube'i kanalil, kus sel aastal tuleb rohkem materjale otse vee äärest, kus näete nende lantide tõelist tõhusust. Aga seda saate juba teha, kui külastate meie veebilehte libralures.com, kus on saadaval meie 2025 aasta uusim kataloog. Seal on fotod Mateussist ja Mikaist, kes on juba kalastanud ja neid lante testinud neid lante ning püüdnud kauneid koha ja haugi. Ja see olekski kõik. Täname tänase eest ja kohtumiseni! Kohtumiseni!